Tundub, et Donald Trump on pettumuse valmistanud isegi oma lähimatele liitlastele Lähis-Ida piirkonnas. Saudi Araabia teatas merekaitse alliansi loomisest. See on 14 riigist koosnev sõjaline koalitsioon, mille eesmärk on kaitsta laevandust Punases meres Jeemeni Huti mässuliste rünnakute eest, keda toetab Iraan. Sisuliselt võtavad Saudi araablase piirkonna julgeoleku enda kätte. On märkimisväärne, et 2 piirkonna riiki ei liitunud selle sõjalise koalitsiooniga. Need on Araabia Ühendemiraadid ja Omaan. Lisaks ei ole Ameerika Ühendriigid samuti veel ametlikult oma osalust kinnitanud. Mis on veelgi huvitavam, Saudi Araabia moodustab oma sõjalisi liite ilma Washingtoni arvamust arvestamata. Samal ajal toimus Punases meres väga huvitav juhtum. Merenaftaga tanker pööras Bab el-Mandebi väinas ringi ja suundus ümber Aafrika. Kuigi võiks arvata, Venemaa on Iraani otsene liitlane ja Huthid oleksid pidanud venelased probleemideta läbi laskma, aga nad ei lasknud. Samas hiinlasi lastakse siiski läbi. Vaatame, miks see nii on. Selles saates uurime, mis peitub Saudi Araabia 14 riigist koosnevas sõjalise koalitsiooni taga ja kuidas see on seotud üldise olukorraga ning Lähis-Ida piirkonna mereblokaadiga. Minu nimi on Aleksei Petši, hakkame nüüd kõiki neid Lähis-Ida keerkäike uurima. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seetõttu olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustame siis Saudi Araabia enda koalitsioonist. Kohe ütlen, et teema on üsna mahukas ja Saudid lähenesid sellele vastavalt. Al Jazeera andmetel osalesid sõjalise liidu loomise kohtumisel 51 kutsutud riigist 43 riigi esindajad, kas isiklikult või videokõne teel. Ja kohal oli isegi Euroopa Liidu delegatsioon. See tähendab, et Riad lähenes piirkonna julgeoleku küsimusele laiahaardeliselt. 51 riiki. Saudi Araabia kaitseministeerium teatas, et liidu eesmärk on, tsiteerin edasi, merejulgeoleku tugevdamine, meresõiduvabaduse tagamine, rahvusvaheliste kaubateede ja energiavarustuse kaitsmine ning ühiste mereliste huvide kaitsmine. Bab el-Mandebi väinas Punases meres ja Adeni lahes. Saudi Araabia on selle koalitsiooni asutaja ja juht ning paigutab oma territooriumile selle varustuse. Asi on selles, et see sõjaline koalitsioon peab ilmselt kuidagi võitlema ühe vaenlasega. Need on Jeemeni hussiidid, kes pidevalt blokeerivad Bab el-Mandebi ja tulistavad Punases meres tankereid. On teada, et koalitsiooni loomisele kirjutasid alla järgmised riigid. Kuveit, Bahrain, Katar, Pakistan, Türgi, Egiptus, Jordania, Jemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti, Somaalia ja Komori saared. Et ei ehmataks, Jeemen kirjutas alla. Sest kui me natuke südavamale kaevame, me mõistame, et hussiidid Jeemenis kontrollivad vaid osa riigist. On olemas ka rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus, mis juhib mitte pealinnast Sanast, vaid teisest linnast. See tähendab, et Jeemen on ikkagi 2 jagatud. Aga veelgi kõnekam on see osa, kus kõik ei läinud plaanipäraselt. Araabia Ühendemiraadid ja Omaan ei ühinenud selle liiduga, kuigi neil on sarnased julgeoleku eesmärgid Iraani konflikti kontekstis. Esmapilgul võiks ju küsida, miks mitte? Saudi Araabia kaitseministeeriumi avaldus jätab samas ukse avatuks. Tsitaat. Uks jääb avatuks teistele riikidele, et nad saaksid pärast oma riiklike protseduuride lõpetamist koalitsiooni põhikirjaga ühineda. Aga Omaan, nagu teada, on sõja alguses peale kõikunud Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel ega suuda kuidagi poolt valida. Tuletan meelde, et nad olid alguses ameeriklaste poolel, siis proovisid kuidagi iraanlastega läbi rääkida, seejärel ründas Iraan siiski Omaani. Praegu üritavad Omaan ja Iraan omavahel otse kokku leppida, mis saab Hormuzi väinast. Aga Araabia Ühendemiraadid ajavad oma naftapoliitikat ja nagu te mäletate, lahkusid nad isegi OPEC-ist ja OPEC plussist, kus tuletan meelde, vastutab Saudi Araabia. Mis puudutab Ameerika Ühendriike, Riadi võtmetähtsusega liitlast, siis Washington ei ole seni veel kinnitanud liitumist alliansiga, kuigi eeldatakse, et ta seda teeb.
Miks üldse tekkis vajadus sellise koalitsiooni loomise järele? Põhjuseks on Saudi Araabia mereblokaad, mille kehtestasid Jeemeni hussiidid 20. juulil, mis häiris nafta tarnimist, mis suunati Punasesse merre pärast Hormuzi väina sulgemist. Lisaks teatatakse, et Jeemeni hussiidid plaanivad samuti kehtestada tasu laevade läbipääsu eest läbi Bab el-Mandebi väina, ehk sisuliselt korrata sama kontrollimudelit, mida Iraan kasutab alliansis. Huvitav on see, et samal päeval, kui Saudi Araabia teatas koalitsiooni loomisest, Hiina välisministeeriumi esindaja nimetas Reutersi teateid, et Peking kavatseb väidetavalt saata Iraanile kuni 400 kaasaskantavat õhutõrje raketisüsteemi valeks ja täiesti alusetuks. Kuigi Hiina oli selle teema kohta mitu päeva vait olnud, isegi pärast seda, kui seda kommenteeris Donald Trump, kes ütles, et kui see juhtub, oleks see minu jaoks muidugi ootamatu. Sest ma uskusin Xi Jinpingi, et ta mitte mingil juhul, ta lubas mulle, et mitte mingil juhul ei hakka ta Iraani ise aitama. Aga ilmub sõjaline koalitsioon ja Pekingis hakati ilmselt aru saama, kuhu tuul puhub ja seetõttu nad ütlesid, ei, see kõik on vale. Samal ajal teatas Iraagi peaministri esindaja riigimeediale, et puuduvad tõendid Iraagi territooriumi kasutamise kohta rünnakuteks Saudi Araabia vastu. Kuigi Saudi Araabia kaitseministeerium ise väitis, et droonirünnakud kriitilise taristu ja Ar-Riyadi pihta eelmisel nädalal viidi läbi just Iraagi territooriumilt. Üldiselt, kui vaadata olukorda, siis Lähis-Ida piirkonnas on tulemas midagi olulist, mis võib olukorda oluliselt muuta. Miks? Asi on selles, et eelmisel päeval juhtus Punase mere piirkonnas midagi kummalist. See tähendab, et Saudi Araabia moodustab oma koalitsiooni, on ilmselge, et nad kõik hakkavad võitlema Houthide vastu. Ütleme nii, et sõdimise all pean silmas nende tegevusele vastu seismist. Ja samal ajal sõitis Panama lipu all olev Suezmax klassi tanker, mis vedas Vene naftat, ei suutnud läbida Bab el-Mandebi väina ja muutis marsruuti, minnes ümber Aafrika. Tanker Sea Icon, mis laaditi Venemaa Ust-Luga sadamas 1. juulil, suundus Aasiasse, kandes vähemalt 100 000 tonni naftat. Pärast seda, kui hussiidid kuulutasid välja Saudi Araabia mereblokaadi, laevaliiklus läbi Bab el-Mandebi väina on märgatavalt vähenenud, kuid hussiidid lasevad Hiina laevu või Hiina kaupadega laevu hõlpsasti läbi. Nad andsid isegi eraldi dokumendi, milles öeldakse, et Hiina laevad lastakse täiesti probleemideta läbi. Aga Vene kaubaga laeva pöörati millegipärast tagasi, kuigi Venemaa on justkui Iraani liitlane. Ja Iraan toetab hussiite. Ja siin miski ei klapi. Üldiselt muudab praegu terve rida laevu oma marsruuti. Bloombergi andmetel 6 Saudi Araabia naftatankerid loobusid Bab el-Mandebi väina läbimisest ja suundusid ümber Aafrika. Marsruut pikeneb vähemalt 2 nädala võrra. Saudi Araabia ise suunab samal ajal osa Aasiasse mõeldud naftast ümber Punase mere sadamast Janbu Egiptuse Sidi Keriri sadamasse Vahemere rannikul, arendades uut hinnakujundusmehhanismi ostjatele, kes hakkavad naftat ära viima. Mida see tähendab peamistele osapooltele? Saudi Araabia jaoks on 14 riigist koosneva koalitsiooni moodustamine katse institutsionaliseerida laevanduse kaitset ilma otsese sõjaliseks kokkupõrkeks Iraaniga. Kuid samal ajal Araabia Ühendemiraatide ja Omaani puudumine alliansis ning seni veel kinnitamata USA osalus näitab, et piirkondliku koalitsiooni konsolideerimine ei ole veel lõpule viidud. Kuid ma tuletan meelde, et veel mõned kuud tagasi ei saanud piirkonnas konsolideerimisest üldse rääkida. Hutide ja nende tagaseisva Iraani jaoks annab blokaad ise juba mõõdetava efekti. See sunnib isegi laevu, rõhutan, Venemaa naftaga. See tähendab, et kaup, millel pole konfliktiga mingit seost ja pealegi veel liitlaselt pärit kaup, peab minema ümber terve kontinendi, mis pikendab marsruute nädalate võrra ja tõstab transpordikulusid. See mõjutab kõiki meretranspordi osalisi, mitte ainult Teherani otseseid vastaseid. Maailmamajanduse jaoks tähendab see nafta ja gaasi logistika kallinemist korraga 2 võtmekohas, Hormuzi väinas ja Bab el-Mandebi väinas. Üheaegselt. See seletabki, miks viimaste nädalate naftahinnad reageerivad nii järsult igasugustele uudistele nende väinade olukorra kohta.
mis saab edasi? Vaatame üle võimalikud stsenaariumid. Esimene stsenaarium. See Saudi Araabia juhitud koalitsioon laieneb järk-järgult, kui sellega liituvad uued riigid, tõenäoliselt ka Ameerika Ühendriigid. See muudab selle tõeliseks mereväeliseks heidutusmehhanismiks, mis suudab hutisid Punases meres tõkestada. Mõte on lihtsalt need jõud moodustada ja anda mõista, et kui te tegutsete, siis tegutsevad teie vastu vähemalt 14 riiki. Teine stsenaarium. Ilma Araabia Ühendemiraatide Omaani osaluseta ja Washingtoni ebamäärase seisukoha korral see liit võib jääda pigem deklaratiivseks struktuuriks kui tegelikuks sõjaliseks jõuks, mis suudab tõepoolest Huti rünnakuid peatada. Kolmas stsenaarium. Laevade arvu kasv, mis on sunnitud Aafrikat ringi sõitma, sealhulgas isegi Vene lastiga laevad, tõstab jätkuvalt nafta meretranspordi hinda kogu maailmas, sõltumata sellest, kuidas lõpevad läbirääkimised Iraani enda ümber. Mis siis kokkuvõttes? Saudi Araabia on moodustanud 14 riigist koosneva koalitsiooni laevanduse kaitsmiseks Punases meres hutide eest, kuid ilma Araabia Ühendemiraatide, Omaani ja seni kinnitamata USA osaluseta. Samas töötab juba ka mereblokaad. Tankerid on sunnitud ümber terve Aafrika mandri sõitma, mis pikendab nende teekonda 2 nädala või rohkemagi võrra. Kujuneb olukord, kus mõlemad piirkondliku kaubanduse võtmetähtsusega meresõlmed, Hormuzi väin ja Bab el-Mandebi väin, on üheaegselt ohus. See on tõeliselt õudusunenägu kogu maailma nafta- ja gaasikaubanduse jaoks. Teisest küljest sunnib see piirkonna riike tegutsema hakkama. Esimene samm on see, et Saudi Araabia on loonud koalitsiooni ja on tõenäoline, et varem või hiljem peab kogu piirkond selle Iraani probleemi lõplikult lahendama. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta panna like'i. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!